Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Tänaval lärma purja moega vintis mees. Sinine vilkur raustab neid. Keegi mu korteri on täitsa tüüjaks teinud. Sinine vilkur otsib neid. La 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 la. Sinine vilkur aitab meid. La 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 la. Sinine vilkur kaitseb meid. Hommikul autod pole enam aknal. Sinine vilkur leiab neid. Ülimat kiirust maantel proovib mersuvend. Sinine vilkur peatab neid. La 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 la. Sinine vilkur kaitseb meid. La 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 la. Sinine vilkur aitab meid. Hommista talimi banaana. Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin on Kuku Raadio ja Keskpäevatund, Tallinna stuudios Ainar Ruussaar, Ignar Fjuk ja Priit Hõbemägi laulis Meie mees ja lugu vana hea Sinine vilkur. Ja need sireenid olid täiesti selge tagamõttega sinna pandud. Et kõik ausalt ära rääkida, tuleks siis alustada sellest, kuidas Eesti merevägi, politsei, piirivalveamet ja teised riigiametid 13. mai õhtul Venemaa varilaevastiku laeva üritasid Eesti majandusvööndisse meelitada, et seda seal siis kontrollida ja mis kõik edasi sai. Asi sai avalikuks üldse mitte Eesti ametkondade teavituse kaudu, vaid informatsioon jõudis meieni lõpuks Poola kaudu. Mõned Eesti Vabariigi ministridki said sellest olukorrast teada 24 tundi hiljem. Sellega oli seotud ka Venemaa sõjalennuk, mis siis lendas selle Vene varilaevastiku laeva kohale. Vastavalt protokollile tõusid kohe õhku ka Ämarist Portugali hävitajad ja omakorda saatsid siis Vene lennukit. See varilaevastiku laev lahkus kiiresti Eesti vetest. Erinevatel andmetel oli siis asi isegi niimoodi, et merevägi, kas siis merevägi, politsei ja piirivalveamet, neil oli plaan ka maanduda siis helikopterilt laeva tekile, aga väidetavalt oli siis laev lisanud kiirust ja sellise kiirusega nii riskantset operatsiooni ette võtta enam ei saanud, aga kas see vastab ka 100% tõele, et seda ma ei oska siin öelda. Igal juhul on meil tegu üsna sellise riskantse operatsiooniga. Mõned võivad öelda, et see läks korda, mõned võivad öelda, et see ei läinud korda. Oma asi on see, milliseid sõnumeid see igale poole saadab, aga võib-olla see, et me saime sellise viivitusega ise siin Eestimaal sellest kõigest teada küllaltki hilja, näitab seda, et kommunikatsiooni küsimused ei olnud päris hästi korras, nii et on piinlik, kui meil siin asjad juhtuvad, millega me ise tegeleme ja me saame hilja teada, aga ma arvan, et see ei ole see kõige tähtsam, millest peaks rääkida. Olukord on ikkagi selline, et Venemaa varilaevastiku laevad siin sõidavad ja Eesti, nii on vähemasti minu meelest, Eesti on väga selgelt näidanud, et me soovime nende asjadega tegeleda, me soovime kaitsta oma veealust taristut, kontrollida need laevu ja ma arvan, et see on hea sõnum kõigile neile, kes selliste hämarate asjadega tegelevad. See on väga hea sõnum, jah, kommunikatsioon kommunikatsiooniks, ehkki see on ka tähtis, millele sa viitasid ja Venemaa informatsioon Poola kaudu meieni jõudav ahel ei ole päris normaalne, aga see selleks. Laeval polnud lipuriiki ja tõepoolest
see laev oli kantud ka Suurbritannias näiteks sanktsioneeritud laevade nimekirja, nii et see tanker Jaguar, mis oli seotud India ettevõttega, mis on üks juhtivaid Vene varilaevastiku operaatoreid, oli selgelt üks selliseid aluseid, mida tulebki kontrollida ja kontrollida. Nüüd üks keeruline juriidiline asi on siin selles, et Eesti ja Soome vahel on majandusvöönd, kus tegelikult rahvusvahelise õigusega kehtib meresõiduvabadus ja ülelennuvabadus, mis ei tähenda seda, et sanktsioneeritud alused võiksid selles nii-öelda majandusvööndi neutraalvetes vabalt ja kontrollimatult liikuda ja ka sellel merealal võib kas välisriigi lipu all sõitvat laeva või siis üldse lipuriigita laeva, nagu selgub see tanker Jaguar oli, või mis iganes ta lõplik nimi nüüd on, ei tähenda, et seda laeva ei või kinni pidada ja laeva pardale minna ka ilma kapteni nõusolekuta. Ja majandusvööndi olulisus on muulgas see, et välisriikide sõjalaevad ja lennukid võivad sealt lennata ilma sisenemata siis naaberriikide territooriumitele ja seepärast on see majandusvöönd väga levinud. Ka Jaapani ja Venemaa vahel on tehtud majandusvöönd selleks, et ei tekiks probleeme riikide territooriumile siseneda. Aga mis on tähelepanuväärne, oli muidugi see Venemaa õhuväe hoiak ja see, et ikkagi Venemaa ründelennuk sisenes lühikeseks ajaks ka Eesti territooriumile. Minutiks, mis ei olegi nii lühikene, tavaliselt on 10 või paar sekundit. Jah, mis on tegelikult ikkagi pretsedent, et tänapäeva tehnoloogia puhul või mina küll 110% väita, et see oli teadlik, et seda ei saa öelda, et tegemist oli eksitusega, see oli täiesti selge provokatsioon. Teemat on käsitletud ajakirjandus meil juba paar päeva ja segi läbi ühelt poolt on prüütud aru saada, kas Eesti käitus õieti või valesti ja teiselt poolt, kas sellele vastav kommunikatsioon oli õige või vale. On küsitud, et kas siis Eesti pool ebaõnnestus ja minul puudub piisav info, et öelda, kas toimiti õigesti või valesti selleks, et seda öelda, et siis kas, kui oleks midagi tehtud teisiti, kas siis tulemus oleks meile olnud soodsam või kasulikum. Ja me ei tea seda, kui see laev oleks jõuga transporditud mõnda Eesti sadamasse, trümmid läbi otsitud, sealt leitud midagi, mis on rahvusvaheliselt keelatud, siis oleks see olnud õnnestumine, aga see on spekulatsioon. Ma ei mõtle isegi seda, ma mõtlen seda, et mis on antud juhul see kasulikkuse mõõt, kui me teame, et kaasatud oli ka SU-30 Vene hävituslennuk sinna, nii et see oli väljunud juba sellest kitsast ühe Jaguari nimelise tankeri mõõtkavast, et tegemist oli millegi suuremaga ja Soonvald on nimetanud juhtunud sõjaliseks intsidendiks, ehk teisisõnu tegemist oli millegi muuga kui vaid ühe tavajuhtumaga teiste omataoliste seast. Aga ma hea meelega kommenteeriks seda kommunikatsiooni poolt, sest seda on ka ju väga palju ja segi läbi kõigega arutatud ja üks pool ühiskonnas, ka meediaeksperdid arvavad, et Eesti riigi poolses kommunikatsioonis on juba pikka aega valitsenud teatud selline valitsemise ja informatsiooni kontrollimise kultuur. Ja mille tulemuseks on umbusk ja arvamus, et asjad on tegelikult palju halvemad, kui nad paistavad ja valitsus varjab ja kõik on üldse seetõttu nii-öelda langevas suunast usalduse seisukohast. Ja minule väga meeldib üks kommunikatsiooniekspert Ilmar Raag oma seisukohtadega sageli ja tema jälle väidab, et nii Eesti poole tegevus kui ka kommunikatsioon sellest oli vastav ja ta peab seda õigeks. Ja ta just lähtub sellest, et hea loogika kommunikatsioonis on see, et see, mida ei peaks ületähtsustama või mis ei olegi tähtis suures kontekstis, suures vaates, et sellele ei peaks väga palju reageerima, sest vastasel juhul me just käitumegi nii, nagu meile vaenulik, antud juhul Vene pool soovib, et nemad meid ju ei ähvardanud, aga me ise paisutame selle asja suureks ja siis vaatame, et meie tegevusele vaadatakse kuidagi viltu. Ja kokkuvõtvalt võikski öelda, et see informatsiooni pool oli halb just selles vaates, kuidas valitsus sellega nii-öelda hakkama sai, et paljud vabariigi
valitsuse mõjukad ministrid lugesid vahejuhtumist alles 24 tundi hiljem ajakirjandusest ja kas või see kõige olemuslikum küsimus, et kas seda tankerit üritati siis välja eskortida ja kas taheti pardale minna, et siin kaitseministri ja siseministri seisukohad ja ütlused erinevad. Kuidas on see võimalik, et antud küsimuses valitsus tegutseb selliselt, et just nagu ta ei saaks kriisiolukorras hakkama? ja siin kommunikatsioonis on kindlasti õppida, aga mis tegelikult, ma olen optimist ja ütlen kohe ka kuulajatele ja kolleegidele siin stuudios ära, ma olen optimist. Aga ma loodan, et kõik sellised juhtumid viivad meid Euroopa Liidus lähemale sellele, et tõepoolest järgne sanktsioonipakett võetakse vastu võimalikult kiiresti ja Vene varilaevastiku aluste nimistu, millel oleks keelatud ja on keelatud sisenemine Euroopa Liidu territoriaalvetesse, rääkimata Euroopa Liidu riikides sadamatest, suureneks, see oleks kokkuleppe ja tingimusteta kokkuleppe. Selleni me peame jõudma. See on praegu kuskil about 324 laeva, ma ütleksin, just lisati sinna ligi 100 laeva. See peaks nüüd teisipäeval saama ka Euroopa Liidu välisministrite allkirja. Ja see kõik on absoluutselt õige, mida te kolleegid räägite ja seda enam on ju väidetud ja mis ka vastab tõele, et Läänemeri on NATO sisemeri. Aga seda, et sellest laevast sai teadlikuks Eesti alles teisipäeva varahommikul mingil kellaajal jälgides olukorda oma territoriaalvetes, aga mitte informatsiooni ei Taani poolt ega Saksamaa poolt, kus see laev kõik läbis. Ma ei saa aru, kuidas on mõeldav, et me kehtestame sanktsioonid, me lepime riikidega, Läänemere riikide üleselt kokku teatud tegevustes, aga samas keegi mitte midagi ei tee ja nüüd see väike vaene Eesti peab siin selle nii-öelda teekonna lõpus. Väike vaene Ignar väiksest vaesest Eestist. Tema peab nüüd toimetama ainult. Vot siin ongi see majandusvööndi, ehk siis kui territoriaalvete vahele jääva vööndi probleem või mis probleem, see vöönd on tekitatud selleks, et sealt saaksid läbi sõita ja sõidavad ka Soome lahe majandusvööndist lakkamatult läbi Venemaa laevad, sõjalaevad, sellepärast, et see on neil rahvusvaheliselt lubatud. Just nimelt, aga kui seda pragu seal vahel ei oleks, siis nad sõidaksid Eesti või Soome piirkonda. Täpselt nii. See oleks veel suurem jama. Et siin on nagu meil selgelt on nagu, esiteks see mereõigus on kohutult keeruline, neid eksperte on väga vähe, siin üks 2000-ndate põhiekspert oli siis Heiki Lindsalu, nüüd on ilmunud üks nimi veel, et muuta siis vete kasutamise või siis meresõidu seaduse on kohutult keeruline, need on väga suured rahvusvahelised kokkulepped, need on kõik siiani tehtud rahu ajal, et neid lihtsalt nagu suvalt muuta ei saa, nii et neid üleskutset, mis räägivad, et paneme Eesti ja Soome merepiiri kokku ja siis ütleme kõigile, et siit ei tohi läbi sõita, siis me oleme suurema plindrias, aga ma natuke seda teemat veel nagu laiendaksin, et see, miks see laev siit ära läks kiiresti ja pani nii-öelda gaasi juurde, et sellel võib ju olla väga palju mitmesuguseid põhjuseid, võib-olla satuti paanikasse, võib-olla tahetud sattuda sinna kuskile uurimise alla, siiamaani tehakse enamasti nii, et kontrollitakse ka paberid, et sinna kuskile tühjadesse trümmidesse ei hakka keegi ronima, aga põhimõtteliselt me teame, et eks ole, meil on ju need merekaablid, mis on saanud korduvalt kannatada, teada on ka see, et näiteks Hiinas on patenteeritud mitmeid siis merekaablite lõikamise mehhanisme või vahendeid, mida siis lohistatakse mööda põhja, kujut ette, et lihtsalt sellepärast mitte siis võib-olla mitte terroristlikul eesmärgil, aga võib-olla selleks, et on vaja mingist vanu kaableid nagu katki lõigata ja siis otsapidi üles tõsta. Igal juhul sellised süsteemid on olemas, oleks muidugi väga piinlik sellele laevale, kui midagi taolist leitakse sealt kuskilt. Aga nüüd edasi minnes sellele, et milline see koostöö võiks olla, et õnnekombel, ütleks niimoodi kokkusattumuse tõttu, samal ajal siis selle intsidendiga oli siis Vihulas koos ka Läänemeremaade välisministrite nõukogu ja see varilaevastiku teema tõusis seal väga teravalt esile ja seal olidki kõik siis koos, taanlased, norralased, kes iganes. Ja räägiti ka väga põhjalikult sellest, et kuidas siis teha nagu paremat koostööd, et kuidas juba alates siis ilma Taani väinu läbimata ei olegi võimalik üldse Peterburi jõuda, et
et see koostöö oleks parem, et informatsioon oleks parem, et juba taanlased hakkaksid siis vaatama, mis toimub ja kõik siis need rannikuriigid, kaasa arvatud Poola, eks ole, kes pole siiamaani ennast küll mereriigina väga määratlenud, aga seda siiski on, saaksid siis kaasa lüüa. Nii et on siis lootus sellele, et koostöö muutub paremaks, et välisminister on koos istunud, sellest põhjalikult rääkinud. Siis teine asi on kindlasti see, et Ühendkuningriigi Euroopa Liidu sanktsioonid tuleks nagu ühildada, et praegu see laev oli Ühendriikide sanktsioonide all, aga Euroopa Liidu oma ei olnud. Ühendkuningriiga, jah. Et siis need peaksid olema ühildatud ja mis on minu meelest nagu kõige olulisem asi, mis üldse nii soomlastega, eestlaste ja rootslaste, ükskõik taanlaste tegevusega varilaevastiku osa, on see, et me tekitame ühtset sõnumit. See ei ole enam siukene koht, kus sa lihtsalt sõidad läbi, võtad oma $10 miljoni või mis iganes see üks laevatäis maksab, nahtat, võtad ustluugast peale ja purjetad minema. See on üks vastik koht. Siin on taanlased, siin on norralased, siin on poolakad, siin on lätlased, leedulased, eestlased, soomlased, kõik nad tahavad pardale tulla, tahavad vaadata, kuidas kasvudokumendid on korras, mis on lipuriik, nad võivad su viia kuskile sadamasse, siis nad tuhnivad seal, et see sõnum, mis liiguks maailmas ringi, et on see, et see ei ole nagu päris mõnus koht, kuhu minna ja ma arvan, et osa nendest, kes püüavad nagu kommertsalusel sellist musta äri teha, et nad saavad aru, et äkki pole oma künaga mõtet sinna üldse ronida. Äkki on mõnusam kuskil seal vedada sealt, ma ei tea, soojades meredes seda asja, kus neid vastikuid põhjamaalasi ei ole. Ja see info on oluline, et see levib ja kui me selliseid asju teeme, isegi siis, kui see laev putkab siit minema ja küll, mis seal siis ikkagi on see meile kasulik. Ja kordan ennast, aga see laevade nimistu või nende varilaevade nimistu peab lihtsalt suurenema ja siin peab olema tõepoolest ka, millel sa juba viitasid, riikide vaheline informatsioonivahetus väga selge, et kui tanker Jaguar, millel pole lipuriiki, on saanud endale, ma ei tea, mingisuguse naljaka Gaboni lipu ja Jaguarist on saanud, ma ei tea, Panther ja nii edasi, aga laev on sama ja last on sama, siis see info peab liikuma nende riikide vahel ja see tähendab ka seda, et neutraalvetes või õigemini majandusvööndi vetes, mitte neutraalvetes, vaid majandusvööndi vetes, tulebki seda kahtlast laeva kontrollida, tuleb ta kinni pidada, tuleb laeva pabereid vaadata ja seda võiksid teha eestlased mingil hetkel jälle soomlased ja nii edasi, nii edasi. Ma mäletan, et kui see Estlingi kaabli lõhkumine oli, siis NATO initsiatiivil algatati nii-öelda Läänemere vahimees meede, mis siis tähendas, et NATO laevad kaitsevad neid kaableid või jälgivad, mis tegevused toimuvad ja antud juhul midagi taolist sellel tankeril vastas ei olnud või see kõiki nii-öelda... See oli natuke küll kaablitest eemal. Veel eemal, aga ka seal ei oleks olnud mingisugust vastandumist. Aga mina ikkagi huvitun selle saate kontekstis just sellest kommunikatsiooni poolest ja mul tundub üldiselt just seda, mis ma kommunikatsiooni osas eelnevalt ütlesin, et meil valitseb teatud selline salatsemise ja informatsiooni kontrollimise kultuur, et me teatud teemade puhul ja antud juhul on jutt ju kaudselt sõjaseisukorrast lääne kultuuri vastu, kus Eesti lääne kultuuri ühe juhtiva riigina osaleb, et siin ka info jagamise reeglistik peaks olema teistsugune ja selle kinnituseks just nädalapäevad või natuke rohkem tagasi Saksa valitsus võttis vastu otsuse, et kuivõrd Euroopa ja lääne kultuuriruum on sisuliselt nii-öelda sõjaolukorras, lähtudes just sellest Ukrainas toimuvast, et siis otsustati lõpetada igasugune avalikkusele informatsiooni jagamine, mis seostub kuigivõrd Ukraina relvatarnete või relvatootmise või muu taolisega. Meil on kõik kuidagi vastupidi, nii et kõik, mis me teeme, antud näiteks kavandatakse Ermistu kaitsetööstusparki, siis ajalehest me saame lugeda ja näha skeeme meetri täpsusega, kus see kaitsetööstuspark hakkab asuma, mis ta hakkab tegema. Siis keegi ei oska seda, venelased ei oska seda siis satelliidi pealt vaadata seda kohta. Ma tahan seda nii kujundina välja tuua. Sa elad 80-ndate teises pooles. Mul tundub vahel niimoodi, et Venemaa pool ei pea enam midagi tegema, aga kulutama sentigi, et meile siia spioone saata ja neid siin hoida.
sest kas sa tõesti, Ignar, arvad, et venelased saadavad siia Smena fotoaparaadiga inimese? Ei, ma ei mõtle seda, aga vaata kõik need Issakovid ja kõik see, mis meil siin on olnud, ega nad siin niisama pildistamas ei käi. Jaa, aga see oli ikkagi natuke keerulisem asi ja Issakov ei olnud mingi tõsiselt võetust peo. Ja ma ütleks siia vahele natuke sellest Läänemere vahimehest või sellest Baltic Centrist, millest sa rääkid, et see on vist selline üldlevinud väärarvamus, et mingisugused hiigelsuured, mingisugused NATO fregatid hakkavad siin merd kündma ja vaatama, mis siin toimub, et tegelikult on ju niimoodi, et siis 8 riigi, Läänemere riigi juhid, NATO peasekretär ja Euroopa Komisjoni asepresident leppisid kokku selles asjas, et Läänemere taristud valvab NATO laevastiku üksus Baltic Centri. Sinna kuuluvad nii mere- ja õhujõud kui ka droonid ja need kuuluvad siis rannikuriikidele, nii et point on siis selles, et see niinimetatud see Läänemere vahimees on operatsioon või tegevus, aga mitte siis relvastatud üksus, aga kõik need siis juba laevad ja võimekused kuuluvad nendele riikidele. Ehk seda operatsiooni nagu juhitakse, seda jälgitakse ühiselt, aga tegelikult mingisugust nagu eraldi üksust selleks ei ole, et see on nagu selline nagu moodustatud üksus. Et ühesõnaga deklaratsioon. Ei, no see on deklaratsioon. Ei, ta ei ole deklaratsioon, see sama Vene lennukit tõusmine õhku ja ka ühe ründelennuki rikkumine, Eesti piiri rikkumine koheselt vallandas vastukäigu. Koheselt me nägime seda, et meie liitlaste lennukid tõusid ka õhku. Ehk siis tegelikult see on näide sellest, et ikkagi asi toimib. Toimib, muide, toimib küll. Ja selle üldise käitumise kohta võib-olla on vaja sellist kujundit, et mida me siin peame tegema, et ma olen varem rääkinud sellest, ma ise nimetan seda Jüri Pihli doktriiniks. Kunagine kaitsepolitsei peadirektor Jüri Pihl, temal oli selline nagu seisukoht, et tol ajal, kui siis kuritegelikud jõugid olid üsna jõulised Eestis, et neid tuleb kiusata nii kaua, kuni nad saavad aru, et riigiga ei jamata. Ja ta rääkis mulle näiteks, üks näide on siis selline, oletame, et mingisugune tuntud nagu mingisugune mafioso tahab sõita seal välismaale, läheb siis sinna, tahab lennuki peale minna, ta öeldakse, et me peame teie passi kontrollima, aga kontrollitakse täpselt nii kaua, et lennuk lendab minema. Minuga on see juhtunud Moskvas. Ja siis antakse talle pass tagasi ja kui hakatakse, siis see mees hakkab kobisema, öeldakse talle ja nii hakkabki, kui sa veel palju mölised, siis nii hakkabki juhtuma iga kord, kui sa tahad lennukiga lennata. Ja see on nüüd sellest, see on nagu mingisugune nagu intelligentsem edasiarendus sellest Ameerika politseifilmide siis mudelist, kus kuripolitseinik peatab auto kinni ja ütleb, et teil on esimene tulikatki. Juht ütleb, et mul ei ole tulikatki. Politseinik läheb esilambi juurde, virutab kumminuiaga tule katki, ütleb, on küll katki. Aga nüüd see, mis sa rääkisid, mulle õudselt meeldib see ja ma tunnustan Pihli nende mõtete eest, aga selline käitumine ikka ei sobi õigusriiki. Aga neid varilaevastik ei ole mingi õigusriigi osa. Neid tuleb nagu legaalselt kottida nii kaua, kuni nad osa neist hakkab aru saama. Ei ole mõtet siia tulla. Nad on ikka õudsed nõmedad tüübid siin. Ja siinkohal väike paus.